Riigikohtu lahendist 1-21-1421, see on siis Kerli Mutso kaasus. Seal oli huvitav aspekt, et Hiina ja Vene luureteenistuse tavapäraseks informaatoritega suhtlemise viisiks on suhtlus e-posti aadressi mustandite kausta kaudu. Lihtne ja geniaalne. Ma leidsin veel ühe huvitava detaili CIA Tradecraftist, et kasutatakse Starbucksi kinkekaarte, et agendi juht siis kontrollib kinkekaardi numbrit iga päev internetikohvikus ja kui on näha, et agent on kohvi ostnud ja raha on maha läinud, siis agendi juht teab, et agent soovib kokku saada. Samuti lihtne ja geniaalne. Et väga paljusid selliseid igapäevaelu vahendeid on võimalik muuta signaleerimisvahendiks, kui ainult oskad olla loominguline. Et sisuliselt ma küsin sarnast küsimust, aga kas teil on mingisugune selline geniaalne Tradecraft oma vastase tegevus, mida te tahaksite jagada? Ei, ma ei saa neid asju rääkida.